tere tulemast! Täna me ei räägi Soomest nii, nagu te seda tavaliselt ette kujutate, teate, lihtsalt kui ühest riigist. Ei, me vaatame seda kui elavat geneetilist ajakapslit. See on täis saladusi ühest inimkonna ajaloo kõige uskumatumast rändest. See on tõeline eepiline odisseia, mis, ja see pole liialdus, muutis Põhja-Euroopat igaveseks. Ja siin ongi kogu selle loo keskne küsimus, see suur mõistatus. Kujutage ette, ainult 10% soomlaste DNA-st tuleb sellest kaugest Siiberi kodust, aga kuidagi suutis see väike rühm iidseid rändureid täielikult ümber kirjutada nii geneetilise kui ka keelelise maastiku. Kuidas, küsin ma, on see üldse võimalik? Ja et sellest mastaabist aru saada, peame rääkima numbritest. Ja see number on 7400 kilomeetrit. See on teekond Siberi jäisest metsikust loodusest otse Läänemere kallastele. Mõelde korraks, see on täiesti uskumatu vahemaa isegi tänapäeval, rääkimata tuhandete aastate tagusest ajast. Okei, lähme siis asja kallale. Alustuseks peame selgeks tegema, miks Soome on oma naabrite kõrval nii suur geneetiline erand. See on anomaalia, mis on teadlasi ausalt öeldes aastakümneid segadusse ajanud. Ja vaadake nüüd seda graafikut siin. See näitab kõikeks. See illustreerib seda asja ideaalselt. Kui me vaatame seda iidset Siiberi päritolu, siis Soome tulp on lihtsalt teistest peajagu üle. See on täiesti omaette klass. Nende geenid räägivad meile lugusid kaugest Siiberist, mida me lihtsalt ei kuule, kui vaatame näiteks Rootsi või Saksamaad. Ja just see teebki Soome nii paganama eriliseks. Nüüd keerame kella tagasi. Ja ma mõtlen ikka kohe korralikult tagasi lausa 13 000 aastat. Et kohtuda esimeste inimestega, kes üldse sellele maale oma jala tõstsid pärast seda, kui higalslikud jääkilbid olid taandunud. Proovige korraks ette kujutada seda keskkonda. See pidi olema üks kõige vaenulikumaid paiku, mida inimene on kunagi asustada üritanud. Teate Empire State Buildingut? Võtke see ja pange veel 3 tükki otsa. Just nii paksust jääkattest me räägime. Ja esimesed vaprad, kes siia saabusid, olid Ida-Euroopa kütid-korilased. Ja teate, mis selle juures on täiesti hämmastav? See on see uskumatu järjepidevus. See diagramm siin näitab, et lausa veerand tänapäeva soomlaste emapoolsest DNA-st on otseselt seotud nende kõige esimeste asukatega. See on üks Euroopa ajaloo edukamaid näiteid rahvastiku järjepidevusest. Uskumatu, eks? Järgmine kiht selles loos on kammkeraamikakultuur. Need polnud mingid tavalised kütid-korilased. Nad tõid kaasa mitte ainult uue kunsti, vaid ka geneetilised sidemed Siiberiga ja hoidsid neid üle 2000 aasta. Ja mis kõige tähtsam, nad seisid vastu põllumajanduse revolutsioonile, mis aitas neil säilitada neid iidseid geneetilisi joone. Ja nüüd jõuame esimese suure muutuseni, mis tuli lõunast. See ränne oli teravas kontrastis sellele, mis tuli hiljem ja mis pidi kõik pea peale pöörama. Siin näeme 2 suure rände erinevust mustvalgel. Vasakul on meil indoeurooplaste nöörkeramikakultuur. Nende mõju jäi tegelikult üsna piiratuks peamiselt Edela-Soomega. Aga vaadake paremale poole. Uurali keelte kõnelejad. Nende saabumine Siiberist oli, see oli hoopis teine tera. See oli laiaulatuslik ja muutis absoluutselt kõike. Ja nüüd, mu daamid ja härrad, jõuame loo haripunktini. Murrangulise avastuseni, mis kirjutas täielikult ümber meie arusaama sellest, kust soomlased tegelikult pärit on. Hoidke kinni! Ja siit tulebki see tõeline pommuudis. Alles hiljuti, aastal 2024, ilmus ajakirjas Nature uuring, mis, see keeras kõik pea peale. Selgus, et uurali keelte kodumaa ei asugi Uurali mägedes, vaid 1000 kilomeetreid kaugemal idas. Mõelge korraks sellele. See keel, mida sa täna Helsingis tänaval kuuled, selle juured on tegelikult kuskil Kirde-Siberis, praktiliselt Alaska kõrval. See on ju täiesti uskumatu. Ja kuidas me seda kõike teame? Vastus on lihtne. Haplogrupp N1C. See on geneetiline marker, selline isapoolne liin, mis on nagu GPS-jälitaja selle uskumatu rände jaoks. See ongi see geneetiline niit, mis seob tänapäeva soomlased nende iidsete Siiberi esivanematega. Aga kuidas suutis üks väike rühm inimesi nii kaugele levida ja nii suurt mõju avaldada? Neil oli salarelv, tehnoloogia. Nad valdasid midagi, mida nimetatakse seimaturbiinometallurgiaks, mis oli põhimõtteliselt oma aja kõrgtehnoloogiline prontsivalu. See andis neile paremad tööriistad, paremad relvad ja see omakorda tagas neile majandusliku ja demograafilise edu tuhandeid kilomeetrite ulatuses.
Nüüd vaatame selle ainulaadse ajaloo tagajärgi. Uurime, kuidas rahvastiku pudelikaelad ja pikaajaline isolatsioon kujundasid tänapäeva soomlaste geneetikat, luues midagi tõeliselt erakordset. See pikaajaline geneetiline isolatsioon lõi nähtuse, mida me täna tunneme kui Soome haiguspärandit. Umbes 4000 aastat tagasi toimunud rahvastiku pudelikaelad, see tähendab, et rahvaarv vähenes drastiliselt, põhjustasid selle, et teatud geneetilised haigused esinevad soomlaste seas palju-palju sagedamini kui kusagil mujal maailmas. See ajajoon näitab seda protsessi väga selgelt. Kõik sai alguse umbes 4000 aastat tagasi sellest pudelikaelast. See süvenes pronsiajal, kui kontaktid teiste rahvastega olid minimaalsed ja tulemuseks on tänapäevane ainulaadne meditsiiniline profiil. Aga lugu poe veel läbi. Viimane suur geneetiline peatütt oli Ruoti kolonisatsioon keskajal ja see ei kustutanud varasemad pärandid, vaid lõi Soome sees püsiva ida-lääne geneetilise jaotuse, mida näeme tänaseni. Nagu siit tabelist näha, on läänes tugevam Skandinaavia mõju, samal ajal kui idas on see Siiberi palitulu haplogrupu N1C palju-palju silmatorkavam. Ja nüüd on aeg see kõik kokku võtta. See on olnud eepiline 13 000 aastat kestnud teekond, mis on loonud ühe maailma kõige paeluvama geneetilise maastiku. Vaatame siis korraks veel üle. See on nagu geneetiline lasanja, kus on palju erinevaid kihte. Kõik alges jääaja järgsetest pioneeridest, siis tulid Siiberi ühendusega kultuurid, siis 2 suurt rännet, üks piiratud, teine totaalselt muutev ja lõpuks keskaegsed asunikud, igaüks neist jättis oma jälje ja lõi selle ainulaadse segu, mida me täna tunneme kui soomlasi. Ja lõpetame ühe provokatiivse mõttega, sest teate, see lugu ei räägi tegelikult ainult Soomest. See näitab meile, kui võimas on teadus ja kuidas see pidevalt meie arusaama minevikust muudab. See tuletab meile meelde, et inimkonna ajalugu on täis avastamata saladusi, mis ootavad oma aega. Ja kui midagi, siis Soome lugu näitab meile, et meie minevik on kirjutatud meie DNA-sse ja me alles hakkame õppima, kuidas seda lugeda. Kelle lugu on järgmine? See on küsimus, mis jääb õhku.